Kui sa tahad Vladimir Putinit peatada, vajad tuumarelvi. See on õppetund, mida kuuleb sageli Ukraina sõjast rääkides. Aga Ida-Euroopa jaoks tekitab see kohe muret. Kuna transatlantiline lõhe laieneb, seal palju inimesi kahtluse alla USA tohutu relvaarsenali kasulikkuse. Seega, siit ka praegune intriig. Prantsusmaa teadlikud pingutused mitte ainult oma tuumaheidutuse laiendamiseks kaugemale ita, vaid ka oma relvade arvu suurendamiseks. Lihtsalt paar küsimust. Kas see tütab? Ja kas see teeb midagi, mida sarnane USA süsteem ei tee? Noh, jaa. Võib-olla see töötab ja võib-olla jääb see püsivamaks kui USA süsteem. Kuid suurem heidutusefekt tuleneb hoopis sellest, kuidas tuumarelvade jagamine võimaldab Poolal omada paremat tavarelvastust. Jah, me näeme järjekordset võitu kollektiivse julgeoleku jaoks. Niisiis, tänases videos alustame ülevaatega sellest, mida Prantsusmaa tegelikult üritab oma uue tuumasüsteemiga saavutada. Seejärel peatun, et arutada, kuidas see tulemus oli juba kuid tagasi täiesti etteaimatav. Pärast seda vahetame teemat ja võrdleme Prantsusmaa pingutusi olemasoleva USA süsteemiga Euroopas. Lõpuks uurime USA süsteemi usaldusväärsust pikaajaliselt. Aga alustame meie põhivestlust sellega, millega Prantsusmaa tegeleb. Tegelikult ulatub uue plaani algus rohkem kui aasta taha, märtsi 2025 teadaandeni, kus Macron soovis avada arutelu Prantsusmaa tuumakaitse vihmavarju laiendamise üle Ida-Euroopa osadele. See oli kahtlemata vastus uuele Trumpi korraldusele. Ovaalkabineti närvivapustus ja vestluskaartide üle toimus vaid nädal varem ning Euroopas oli mure USA seisukoha pärast kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Prantsusmaa polnud ainus, kes mõtles Valge Maja Atlandi-üleste kohustuste peale. Tuumaargument polnud Prantsusmaa poolt üllatav vastus. See on tegelikult põhjus, miks riigil üldse tuumarelvad olemas on. Juba Eisenhoweri administratsiooni ajal katsetas Prantsusmaa oma esimest tuumarelva, kartes, et Ameerika Ühendriigid ei oleks valmis ohverdama New Yorki, et päästa Pariisi. Meeles, et see oli ajal, mil presidendiks oli mees, kes juhtis Normandia dessanti Prantsusmaa vabastamiseks. Saab öelda, et de Gaulle oli alati ülimalt mures liidu seesise usaldusväärsuse pärast. Suur erinevus tolle aja ja praeguse vahel on see, kui palju kaugemal on oht praegu. Külma sõja ajal oli Prantsusmaa vaid Lääne-Saksamaa kaugusel raudse eesriide piirist. Nüüd tuleb Venemaale jõudmiseks läbida endine Ida-Saksamaa, siis Poola ja seejärel kas Balti riigid või Valgevene. Vabandust, Kaliningrad, aga sina selles mängus ei osale. Et lubadus kasutada tuumarelvi idaliitlaste kaitseks oleks usutav, peab Prantsusmaa oma tuumajõude selles suunas viigutama. No, kerime aasta edasi, märtsisse 2026, ja me hakkasime aimu saama, kuidas see välja hakkab nägema. Prantsusmaa plaanib tõepoolest paigutada tuumarelvi edasi ida poole ja mujale. Seni on programmi partneriteks olnud Saksamaa, Poola, Holland, Belgia, Kreeka, Rootsi ja Taani. See nõuab Prantsusmaalt märkimisväärseid investeeringuid, mitte ainult tuumajõudude paigutamiseks nendesse kohtadesse, vaid ka programmi enda ülesehitamiseks. Prantsusmaal on vaid umbes 300 tuumarelva, mis on tühine arv võrreldes Venemaa 4400 ja Ameerika Ühendriikide 3700-ga. Vastavalt sellele peab Prantsusmaa tootma rohkem lõhkepeasid. Aga kui juba tuumavõimalustest rääkida, siis tänast videot toetab Incogni. Kui sulle ei meeldi mõte, et sinu isiklikud andmed lihtsalt internetis vedelevad ja ootavad, et pahatahtlikud inimesed neid ära kasutaksid, siis on Incogni just sulle mõeldud tööriist. Ja kuigi Incogni ei ole tehniliselt maailma 10. tuumariik, on neil siiski kujundlikud haamrid olemas, et eemaldada sinu kodune aadress, töökogemus ja isegi poliitiline kuuluvus veebilehtedelt ja andmevahendajate registritest. Mis muidu võiks viia selleni, et sinu nimele võetakse välja pettuslikke laene või jälitajad leiavad sind üles. Lisaks on neil kohandatud eemaldamise funktsioon, kui soovid midagi täpsemat kui aatomipomm. Võta oma isikuandmed tagasi, minnes aadressile incogni.com/William Spaniel. Kasuta kupongikoodi William Spaniel, kõik ühes sõnas, et saada aastaplaanilt 60% soodustust.
mis moodustab vaid 0,70166% sellest, kui palju Ameerika Ühendriigid kulutasid külma sõja ajal oma tuumarelvaprogrammi uurimiseks, arendamiseks, testimiseks ja tootmiseks. Päris hea deal. Ja veel kord tänud Incognile, toetasid tänast videot. Nüüd tahaksin siin korraks peatuda ja arutada üht olulist punkti rahvusvahelistes suhetes ning natuke ka endale au anda. Selle kanali korduv teema on see, kuidas enamik huvitavaid geopoliitilisi küsimusi on vastuseta. Oleks lahe teile enesekindlalt öelda, kuidas Ukraina sõda lõpeb, kuid selleks peaksin teadma infot, mis on ainult Kremlile teada, ja teist infot, mis on ainult Kiievile teada. Kui riigid suudavad teistelt riikidelt saladusi hoida, siis on üks tüüp, kes istub terve päeva oma klaviatuuri taga, täiesti abitu. Sellest hoolimata on üks suur edasiminek inimese jaoks, kellele meeldib geopoliitikat jälgida, arusaamine, et on täiesti okei mitte kõike teada. Ja tegelikult on palju huvitavam püüda mõista strateegilisi ajendeid selles ebakindluses, kui teha ülemäära enesekindlaid ennustusi. Siiski on aegu, mil rahvusvahelised sündmused on täiesti etteaimatavad. Ja see on üks sellistest juhtudest. Kui sa mõistad NATO majandusliku tausta, siis ei ole Poola tuumarelvade ehitamisel mingit mõtet. Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, nagu kõik teisedki tuumariigid, ei oleks sugugi rõõmsad, kui veel üks riik nende klubiga liituks, isegi kui see riik on liitlaspartner. Samal ajal ei kujuta ma ettegi, kust Poola leiaks eelarvest vahendeid, et mahutada sinna tuumarelvaprogramm. Me peame igaveseks kõrvale heitma arusaama, et tuumarelvad on sama taskukohased kui interneti privaatsus. Nad ei ole seda. Varssavil tuleks oma eelarvet tohutult moonutada, et sellele vastust leida. See pole lihtsalt praktiline, kui Poola kulutab juba peaaegu 5% oma SKT-st selleks, et tagada endale tugevaim jalavägi Euroopas. Ja kuidas täpselt need tuumarelvad takistaksid Venemaad Slovakkiasse tungimast? Veelgi enam, kuidas Poola tuumarelvad takistaksid Venemaad Narvasse tungimast? Kurat, kuidas Eesti tuumarelvad takistaksid Venemaad Narvat valutamast? Ma mõtlen, muidugi, me võiksime välja mõelda mingi loo, kus tuumarelvad teevad töö ära. Aga tavainimestel on kalduvus käsitleda tuumarelvi kui mingit imerohtu, mida need kindlasti ei ole. Ja kui sa selles kindel ei ole, siis küsi Indialt, kui hästi see teooria nende jaoks on toiminud. Seevastu on väga lihtne seletada, kuidas veel $20 miljardit piiride kaitsele aitaks Venemaad sissetungist takistada. See peatab Venemaa sissetungi, sõna otseses mõttes füüsiliselt. Muidugi, see ei ole see, mis siin toimub. Pigem on see Prantsusmaa tuumaenergia laiendamine, mis võimaldab Poolal jätkata Putini rahustamisprojekti rakettide ostmist piiri lähedal. Ja minu jaoks on see siin kõige olulisem järeldus. Kõigi nende probleemide juures, mis kaasnevad usutavate tuumaähvarduste tegemisega, panevad idasuunas laienevad tuumakäed vähemalt Kremlit järele mõtlema. Ja võib-olla Prantsusmaa tegelikult ei tegutseks, kui asi tõesti tõsiseks läheks. Aga uue doktriini ülesehitamine suurendab mingisuguse õnnetuse riski, kui peaks kriis algama. Ja see tuumarelvade kontrollimatu aspekt on omaette heidutusvahend. Sellegi poolest on tõsiasi, et Prantsusmaa tuumavarju laiendamine vabastab tavakaitseks rohkem raha ja avaldab lõpuks suuremat heidutavat mõju. Nii on kollektiivne julgeolek alati toiminud ja ilmselt nii jätkab kollektiivne julgeolek toimimist ka sellel ülemaailmsete konfliktide ajastul. Liikudes edasi, peaksime uurima veidi rohkem, mida Prantsusmaa siin tegelikult teeb, mida on kõige parem mõista, võrreldes seda Ameerika Ühendriikide juhitava olemasoleva tuumajagamisprogrammiga. Ja see vestlus annab olulise tausta usaldusväärsuse arutelule, mille me järgmisena peame. Esiteks, ei ole osalejad identsed. Ameerika Ühendriigid teevad koostööd Saksamaa, Itaalia, Belgia, Madalmaade ja Türgiga. Teiseks, Prantsusmaa säilitab nii otsuse kasutada tuumarelvi kui ka nende tegeliku kasutamise õiguse. Seevastu USA korraldus on kummaline. Praegu partnerriikidesse paigutatud tuumarelvad jäävad Ameerika Ühendriikide kontrolli alla. Kuid USA liitlased kasutavad kahesuguse võimekusega lennukeid, mis tähendab, et president võiks anda loa USA tuumarelvade paigutamiseks nendele lennukitele. Sel hetkel võiks lõplik otsus ja käiritamine sattuda liitlaste kätte. See loob usaldusväärsuse olukorras,
kus Ameerika Ühendriigid ei soovi võtta vastutust relva käivitamise eest, kuid on valmis kandma karistust selle annetamise eest. Ülejäänud suur erinevus seisneb arsenali tüübis. Prantsusmaal on ainult strateegilised pommid, need suured, mis on mõeldud linnade hävitamiseks. Seevastu relvad, mida Ameerika Ühendriigid ette paigutavad, on taktikalised tuumarelvad, mis tähendab, et need võivad tekitada väiksemaid lõhkevõimsusi, mis on mõeldud edasiliikuvate sõdurikolonnide hävitamiseks. Kui inimesed kuulevad sõna tuuma, kaob kogu nüanss. Aga nende relvade lõplik kasutusotstarve oleks väga erinev. Võite ette kujutada, et on palju lihtsam ähvardada tuumarelva kasutamisega Vene sõdurite vastu, kui pommitada Peterburi. Ja otse Prantsusmaa kõrval võivad USA relvi rohkem kasutada. Samuti arutatakse Ameerika Ühendriikide tuumarelvade paigutamise laiendamist idatiival. Oluline on siin kõigepealt märkida, et me peame kindlasti ja tingimata loobuma sellest, et seda kujutatakse kui Trumpi asja. Esiteks on tõenäosus, et USA tuumarelvad oleksid praegusest kuni jaanuarini 2029 asjakohased, väike. Kõige olulisem oht Euroopale ei saa alata enne, kui sõda Ukrainas lõpeb. See konflikt näib siiski endiselt sama lahendamatu kui varemgi ning kell lähtestub iga hommik, kui ärkame uute droonirünnakute teadetega. Seetõttu on parem mõelda selles nii, et Trump rajab infrastruktuuri, mille tulevased presidendid pärivad, ning seega mõelda vähem sellele, kas Trump ise tuumarelva kasutamisega lõpuni läheks ja rohkem sellele, kas tema järglased seda teevad. Teine asi, millest peame vestlust muutma, on julgeolekupoliitika muudatused pärast Trumpi. Siin on kaks levinud arusaama toimuvast, mis ei mõista kulisside taga toimuvat poliitikat ja geopoliitilist strateegiat. Üks neist on see, et Trumpi ähvardused NATOst lahkuda olid mõeldud selleks, et panna Euroopa koos Ameerika Ühendriikidega rohkem kulutama. Seetõttu näete mõnes veebikommentaaris pahameelt selle üle, et Ameerika Ühendriigid viivad oma ressursse Euroopast välja, hoolimata NATO partnerite suurenenud kohustustest. See polnud kunagi selle eesmärk. Kogu Euroopa kaitsekulutuste suurendamise eesmärk oli see, et Euroopa oleks peamiselt ise vastutav oma julgeoleku eest. See omakorda võimaldaks Ameerika Ühendriikidel vabastada rohkem ressursse, et neid mujale suunata, eelkõige Indo-Vaikse ookeani piirkonda. Kui amui Ameerika Ühendriigid peaksid katma kõik selle, mida Euroopa ise panustab, siis ei jääks midagi üle, mida mujale saata. See tekitab segadust, sest selle otsuse nimel on tehtud nii palju diplomaatiat. Kuid enamik neist vestlustest on selle protsessi koordineerimiseks, et lääs ei jätaks maha tarbetuid julgeolekulünki. Teiseks oli see arutelu selle üle, mida Washingtonilt kriisi korral oodata, arvestades, et Ameerika Ühendriigid peavad samal ajal muretsema ka selle pärast, mis võib juhtuda Taiwaniga. See ei olnud kunagi vastastikuse teine kokkuleppe sõlmimine. Kui üldse, siis Euroopas suurenenud kaitsekulutused toimisid Ameerika Ühendriikides sõjalise jõu asendajana. Rohkem asenduslahendustest kui sõjalise strateegia põhikontseptsioonist räägin kohe varsti. Teine väärarusaam on see, et Euroopa peab lihtsalt vastu pidama kuni 2029. aastani, mil olukord naaseb normaalseks. Ja, te näete internetis reaktsioonilisi arvamusi, mis lähevad täiesti vastupidises suunas, et Ameerika Ühendriike ei saa enam kunagi usaldada ja Euroopa peab transatlantilises suhtes täielikult lahti ütlema. Te märkate, et vastutavad poliitikakujundajad tegelikult ei usu seda, sest nad jätkavad pikaajaliste kokkulepete sõlmimist Trumpi Valge Majaga. Aga isegi see jätab asja tuuma tähelepanuta. Keskendumine sellele, kas Euroopa saab Ameerika Ühendriike usaldada, muudab selle aruteluks teemal, kas 2028. aastal keerutatakse ratast, teadmata, kas pall langeb Trumpi kordusele või endise korra taastumisele. See ei ole olukorra õige käsitlus ning see keerab kogu arutelu Trumpi ümber, selle asemel, et vaadata Ameerika Ühendriikide huve laiemalt. Olgu, ma ütlen otse välja. Tagasiminekut endise olukorra juurde ei tule. Iga USA president alates NATO loomisest on tahtnud, et Euroopa kulutaks oma kaitsele piisavalt. Nüüd, kui see lõpuks ometi näib juhtuvat, ei hakka ükski järgmine president neid poliitikaid tagasi pöörama. Kujutame ette, et järgmine president, isegi kui ta on demokraat, tuleb ametisse ja teatab sisuliselt, hei, lähme tagasi Euroopa julgeoleku subsideerimise juurde. Nad saaksid selle uudistsükli jooksul täielikult vastu päid. Mitte mingil juhul ei astuks nad ise sellesse olukorda.
mis tõenäoliselt muutub, on transatlantilise dialoogi viisakus, mis võimaldab Euroopa diplomaatidel lõpuks kergendatult hingata. Seda kergendust on nad selleks hetkeks 4 aastat tagasi hoidnud. Ja euroolased, kes on nii kindameelsed relvade tootmisel, kuna nad ei saa enam Ameerika Ühendriike usaldada, võivad siiski naeratuse näole jätta. Euroopa korralik sõjaline kulutamine tähendab, et tal on rohkem läbirääkimisjõudu, et mõjutada alliansi koordineerimisstrateegiaid. Igatahes, me pidime ju rääkima uutest USA vägede paigutamise plaanidest. Olgu selge, need on hetkel veel Pentagoni sisemised arutelud. Aga ma arvan, et selles on midagi. Hoolimata sellest kummalisest olukorrast, kus Ameerika Ühendriigid viivad välja tavavägesid, samal ajal kui kaalutakse, kas suurendada ebatraditsiooniliste üksuste kohalolekut. Põhiidee on laiendada olemasolevat programmi, kus Ameerika Ühendriigid teevad NATO kaudu liitlastega koostööd, et hoida kahevõimelisi lennukeid, mis võimaldavad tuumarelvade ettepaigutamist. Poola on nimekirja tipus, kuid erinevalt Prantsusmaa uuest programmist on arutelus kaasatud ka Balti riigid. Et anda teile olukorrast veidi tausta, siis külma sõja ajal oli Ameerika Ühendriikidel Euroopas ettepaigutatud koguni 73 tuumarelva. Nüüdseks on neid jäänud umbes 100 B-61 pommi, need taktikalised seadmed, millest me varem rääkisime. Ja kõik teate veidi külma sõja strateegia ajalugu, siis võib see hakata jälle mõtet omama. Nõukogude ohuharipunktis oli Ameerika Ühendriigid meeleheitlikult mures tööjõu ebavõrdsuse pärast. Raudse eesriide ääres. Taktikalised tuumarelvad pidid olema suur võrdsustaja, takistades Nõukogude edasitungi piisavalt kaua, et Ameerika Ühendriigid saaksid olukorra tasakaalustada. Kui Ameerika Ühendriigid kavatsevad oma vägesid Euroopas vähendada, siis oleme tagasi sama probleemi juures nagu varemgi. Taktikalised tuumarelvad on vastus. Samas oleme näinud muret, et arsenal on ainult nii hea, kui suur on oht seda kasutada. No jaa, muidugi. Ameerika Ühendriikide vägede väljaviimine piirkonnast on kulukas signaal vales suunas, mis võib-olla muudab kogu selle ettevõtmise mõttetuks. Ma arvan, et siin tasub meeles pidada 2 asja. Relvade paigutamine on samuti kulukas signaal. Jätan selle Ameerika Ühendriikide vastaste otsustada, kas Ameerika tuumajõudude märkimisväärne laiendamine Euroopas on ähvardavam või vähem ähvardav kui paar tuhat sõdurisaabast maapinnal. Teine küsimus on, kas väed kohapeal ja taktikalised tuumarelvad on strateegilised täiendused või strateegilised asendajad? Need mõisted ei saa nii palju tähelepanu, kui nad peaksid, ilmselt sellepärast, et need sunnivad meid mõtlema risttuletistele. Kuid need on olulised hea sõjalise poliitika kujundamisel. Ärge muretsegem hetkeks signaalide andmise aspekti pärast, eeldades, et kõik saavad avalikult aru USA otsuse kindlusest. 2 relvatüüpi on täiendavad, kui ühe ühiku olemasolu muudab teise ühiku lisamise atraktiivsemaks. Need on asendajad, kui ühe ühiku olemasolu muudab teise ühiku lisamise vähem atraktiivseks. Tagasi külma sõja aega minnes käsitlesid Ameerika Ühendriigid vägesid ja tuumarelvi kui asendajaid. Jalväe puudumine suurendas ettepaigutatud tuumarelvade väärtust. Teisiti öeldes, muutis strateegilise haavatavuse olemasolu Euroopas taktikaliste tuumarelvade kasutamise usutavamaks, sest Ameerika Ühendriikidel puudus elujõuline alternatiiv. Ja just seetõttu tundub see mõistliku poliitikana, isegi kui see ei pruugi olla täpselt see, mida Euroopa otsib. See hoiab Ameerika Ühendriigid jätkuvalt mandril kaasatuna, samal ajal kui teisi jõude liigutatakse Indo-Vaikse ookeani piirkonda. Euroopa jaoks on aga oluline meeles pidada, et me räägime ikkagi tuumarelvadest. Ärgem unustagem, et usutavalt tuumarelvade kasutamisega ähvardamine on alati keeruline. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Prantsusmaa soovib laiendada oma tuumakaitset Ida-Euroopasse. See on mõistlik valik, arvestades NATO laiaulatuslikku sõjalist planeerimist. Samal ajal vaatab USA sõjaline planeerimine ajaperspektiivi, mis ulatub kaugemale Trumpi administratsioonist. Ja USA taktikalise tuumajagamisprogrammi laiendamine on mõistlik valik, arvestades Pentagoni ülemaailmseid prioriteete. Täname veel kord Incognit tänase video sponsoreerimise eest. Minš adressile incogni.com/William Spaniel ja kasutage kupongikoodi William Spaniel, et säästa 60% aastaplaanilt. Kui teile tänane video meeldis, siis palun laikige, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba homme. Olge tublid!